Tere ka minu poolt, aitäh, et sa oled tulnud täna siia. Ma usun, et mitte ainult kuulata seda, mida mul on öelda, aga seda ka, et need küsimused või mõtted, mis sinul on, et sa saaksid neid edasi mõelda. Ja ilmselt täna, kui sa juba siia ruumi oled tulnud, sa oled mingisuguse otsuse teinud, sest teema on see, et kuidas leida kaaslane endale kogu eluks. Ja mina olen siis see suhteekspert, kes siis peaks aitama seda küsimust lahendada. Ja ma usun, et mul midagi öelda on. Aga luba mul enne veel korra palvetada ja öelda ka Jumalale, et Jumal, kui sul on midagi öelda, siis palun, et see väljenduks. Ma usun tõesti, et Jumal on suhete looja ja Jumal on midagi öelda. Aga meil on vaja teda ka kuulata ja mitte ainult mind, aga Jumalat. Ma palvetan. Kallis isa, aitäh selle eest, et sa oled andnud meile selle imelise elu, selle suve ja ka selle, et saame siin Keilas koguneda ja on midagi enamat, on midagi sügavamat, mida me igatseme. Ja see võib olla see kaaslane, keda me otsime. Võib-olla me oleme ta juba leidnud, aga Jumal, meil on ikkagi mingid mõtted või on mingid asjad, kus me tahame lihtsalt seda suhet arendada, aga me ei suuda seda ise. Ja Jumal, kui sina tahad meile midagi täna öelda, ma palun, et sa paneksid selle meile südamele ja sinu tahe väljenduks, sest see on hea. See on täiuslik. Ma palvetan seda Jeesus sinu nimel. Aamen. Nõnda viisi. Natuke enda tutvustuseks oskan seda öelda, et ma olen Märt Saar. Ma olen pärit, sündinud ja üles kasvanud Tartust, aga viimased 3 aastat ma olen elanud Ülenurmel. Ja see on minu praegune lemmikkoht, kus olla ja elada. Ja samal ajal, kui ma teiega räägin, ma võtan selle linti, mis ma ise kõnelen ja ma loodan, et minu Ülenurme noored võiksid kuulda seda sama, mida ma räägin siin. Ma usun, et need on täiesti 2 erinevat sihtgruppi, aga mul on midagi südamel ka neile öelda ja ma tahan, et nad teaksid seda ennem, kui nad elu käest kas haiget saavad või ennem, kui nad kohtavad seda õigelt. Ma arvan, et on midagi erilist, mida oodata, aga mis on, et sellest siis kuuleb. Aga ühesõnaga tervitused Ülenurme noored teile ka ja aitäh, et te olete otsustanud seda kuulata. Ma olen Märt paljulapselisest perekonnast. Mul on head vanemad, Aadu ja Sirje Saar. Ma nimetan ennast Aadu pojaks ja mu ema Sirje on 2 aastat tagasi ja aasta ema. Ma tunnen tõesti, et ma olen heas perekonnas üles kasvanud. Ma olen lastest number 5, kokku oli meid siis 7 ja ma olen üsna unikaalses olukorras olnud. Mul oli alati mingis mõttes selline tähelepanu vajadus või soov kuidagi ennast tõestada. Ja ma arvan, et mingi mustri ma oma perekonnast kaasa sain. Aga nüüd ma olen abielus 70 aastat ja ma kohtasin oma maailma kõige kallimat inimest, Gretat, umbes 12 aastat tagasi. Aga 10 aastat tagasi me hakkasime käima. Ja ma võin öelda oma vanemate eeskujul, et ma võin olla õnnelikus abielus. Ja samas ma võin ka seda öelda, et mina ei usu Eesti vanasõna, ühte vanasõnadest, et iga mees on oma õnnesepp. Ma võin julgelt seda tunnistada ja mu elus on palju näiteid, kus ma tean, et minu õnnesepp on küll Jumal. Ja mul ei oleks head suhet abikaasaga, kui meil ei oleks Jumalat selles suhtes. Ja võib-olla sellega ma peletan eemale teatud sinu mõtted, teatud sinu plaanid, aga lihtsalt see on minu arvamus. Sa võid püüda tõestada vastupidist, aga ma arvan, et mul on rohkem näiteid teiselt poolt. Ma tegelen, minu tööks on töötada noortega üle Eesti ja ka paljude välismaalastega, eelkõige ameeriklastega. Ma puutun kokku paljude noorte inimeste eludega ja ma näen, mis nende elus toimub. Ja üks teemadest, üks kõige olulisematest teemadest, mis noorte eludes on suhted. Üks põhjus, miks me eksisteerime, ongi see, et meie vanemad on olnud suhtes, lähisuhtes, intiimsuhtes ja sellepärast me oleme olemas. Võib-olla sa ei tahtnud seda, võib-olla sulle ei meeldinud see, võib-olla sa tahad, et kõik oleks teistmoodi, aga ometigi sa oled suhte tulemus ja tahad sa seda või mitte. Sa ise ka igatsed ühte lähisuhet, ma usun ka pikaaegset suhet. Keter Jaani, meie laulja, on öelnud niimoodi, et prints valgel hobusel ei peaks olema vaid väheste privileeg
Ja ma usun, et ta väljendab mitte ainult paljude muusikute valu ja igatsust, vaid ka paljude inimeste valu ja igatsust, et me kõik väärime õnnelikku lähisuhet vähemalt ühe inimesega siin elus. Ja ma arvan, et see on täiesti normaalne ootus. Ja võib-olla kui sa mõtled, et ei, mina seda ei ole väärt, ma ei ole seda välja teeninud, ma ei ole nii ja naa, sa oled seda väärt. Sa oled Jumala näo järgi loodud olend, sa oled midagi enamat väärt kui lihtsalt üks tavaline liik siin maakeral. Sa oled väärt ühte õnnelikku suhet. Aga kuidas seda leida? Kas on olemas mingisugune retsept? Ma usun, et on ja ei ole ka. Ma loeksin alustuseks ühe kirjakoha piiblist. See on õpetussõnadest, see on üks kõige lihtsamaid piibliraamatuid ja kõige konkreetsemaid. Ja seal on üks huvitav salm või paar. Ja ma arvan, et see annab meile hea põhja, kust edasi minna. On õpetussõnad 30. Kas ma leian? Üks mees nimega Agur siis pannud kirja sellised sõnad. Kolm asja on mulle väga imelised. Jah, 4 on, mida ma ei mõista. Kotkatee taeval, maotee kalju peal, laevatee keset merd ja mehetee neitsi juurde. Ehk siis naise juurde. 3 asja on mulle väga imelised, 4, mida ma ei mõista. Imeline ja mõistetamatu on ühe inimese teekond teise juurde. Mis see tähendab, on see, et see on müstiline. Selles on mingisugune salapära, see on eriline, seda ei ole võimalik jälgida, nii nagu ka ei ole võimalik jälgida kotkateed taeval, seda ei ole võimalik näha, nii nagu ka ei ole võimalik ette näha laevateed mere peal. See korra on ja siis ei ole ka seda rada enam. See on midagi, mis on ja ei ole ka. See on midagi väga imeline, väga imelist ja väga mõistetamatut. See on müstiline. Ja nii pea, kui sina sellesse ei usu, et suhe võib olla müstiline või abielu on üks imelisemaid asju siin maailmas, lähisuhe kellegiga, siis sa ei viitsi väga seda otsida ka. See on umbes nagu mingi asi siin maas. No näiteks ütleme, ma ei tea, kas need on kunstlilled või pärislilled siin, aga ütleme, et ma kuidagi tunnen, et need on mingisugused nagu, ütleme, et need on odavad lilled. Siis ma lihtsalt lähen nendest mööda, mul ei ole vahet, mis nad on. Võib-olla ma isegi astun nende peale või viskan isegi prügikasti. Aga kui ma näen, et see on midagi väga erilist, midagi sellist, nagu mida ma nii kaua otsinud, nagu Edelweiss helisevas muusikas, see on midagi sellist, mille nimel ma nii kaua elanud, siis ma kohtlen seda hoopis teistmoodi. Aga kui ma ei näe lähisuhet erilisena, kui see tundub nagu nii vana ja luitunud ja kordub ja kogu aeg samad asjad juhtuvad ja iga päev on samasugune, siis minu suhtumine muutub ka selliseks, mis ei loo mingit tulemust. Sul on vaja uskuda, et lähisuhe on midagi erilist, selleks, et sa üldse leiaksid erilise lähisuhte. Kui sa ei usu, et ta on eriline, siis see on ka suur juhus või nii-öelda Jumala ime, et sa üldse leiad selle. Kas sa usud, et mehe tee neitsi juurde on imeline ja mõistetamatu? Või sa arvad, et see on nii labane? Kusjuures ma arvan, et mõnes mõttes see on hästi lihtne. Kuidas leida kaaslast? Ma arvan, et keskmisel Eesti mehel ei ole raske leida endale kaaslast. Naisel võib-olla raske. Aga eelkõige, ütleme, kui sa oled isegi usklik mees Eestis, sul on väga lihtne leida naist. See on minu arvamus. Sest häid valikuid on jube palju, kõik, mis sul on vaja teha, on olla mõistlik mees, kes paneb tähele, mis toimub tema ümber. Sa oled sõbralik, sa oled avatud, sa võtad vastutust ja sa oled olemas. Ja ma arvan, et naiste puhul kehtib samamoodi. Tegelikult selleks, et lihtsalt leida kedagi, ei pea väga palju vaeva nägema. Ei pea. Sa pead lihtsalt käima ringi, sa oled sõbralik, sa oled üsna normaalne, sa annad mingeid signaale teisele inimesele ja midagi juhtub. Aga selleks, et sa leiaksid endale kaaslase, see imelise ja mõistetamatu teekonna, selleks on vaja seda otsida. Selleks on vaja sul midagi enamat. Sul peab olema mingisugune perspektiiv, kuhu see suhe viib. Mitte lihtsalt, et see täidab mind kuidagi.
Ma arvan, et suhtel on nii suur erinevus. Kus mina oma Gretaga olen praegu? Minu Greta on praegu Tallinnas, ta ootab mind ja minu Greta ei saa peaaegu üldse praegu liigutada. Ta on nädal aega suhteliselt liikumisvõimet olnud. Meil on 3 last ja ta ootab 4. last ja tal mingisugune disk tuli siit. Laste vannitamisel tuli nagu selgroost välja. Ja ta praegu on suhteliselt liikumisvõimetu. Me käisime eile kiropraktiku juures. Eestis on ainult 2 kiropraktikut haridusel. Ja sellest ainult kasu. Ja praegu on meie suhe selline, et see ongi meie suhe. Greta ei saa sel nädalal väga liigutada ennast, järgmine nädal võib-olla ei saa liigutada ja võib-olla ei saa detsembrikuuni välja, ta ei tohi midagi teha. Selle kohta on nüüd ütelus, kas sellist Eestit me tahtsimegi või kas sellist Eestit me tahtsime, kas sellist suhet me tahtsimegi. Sa ei tea, kuhu suhe välja viib. See on imeline ja mõistetamatu teekond, mida ei ole võimalik ette prognoosida. Aga kas sa oled valmis selleks? Kas sul on mingisugune perspektiiv selleks suhteks? Me kõik tahame endale täiuslikku kaaslast, aga kui paljud meist tahavad endale ebatäiuslikku teekonda koos selle kaaslasega? Ja mis siis, kui see kaaslane ei ole ka nii täiuslik nagu mina? Et mis siis? Kas sa oled valmis? Ma alustan praegu tagumisest otsast, sellest suhte tagumisest otsast, aga kas sul on perspektiiv üldse suhete jaoks? Kas sa tead, kuhu see suhe välja võib viia? See võib viia selleni, et üks jääb invaliidiks või et see võib viia selleni, et teine inimene lihtsalt muutub nii palju, et ta ei ole üldse enam see sama inimene, kes ta alguses oli. See on paratamatus, inimesed muutuvad ajaga. Kas sa oled valmis selleks? Kas sa oled valmis selleks, et mingid kiiksud, mida sa tema juures ei näinud alguses, mingi hetk tuleb välja ja need ei kao ära. Kiiksud jäävad, mingid kiiksud jäävad. Kas sa oled valmis selleks? Kui sa tõesti igatsed armastussuhet teise inimesega, siis minu esimene küsimus sul on see, et kui kaugele sa oled valmis selle suhtega minema, kas sa võtad tõsiselt? Ma usun, et naised on ohvrimeelsemad, aga mehed, kas te olete valmis minema nii kaugele, nii kaugele, kuni on surm viimaseks piiriks? Kas te olete valmis pingutama selle nimel, et teine inimene kogeks sellist ohvrimeelset armastust, et sa annad oma elu tema eest? Me ei ole selleks valmis, aga me peame küsima selle küsimuse, kas ma tahaksin olla selleks valmis, kas ma olen valmis olema valmis. Kui küsida selline küsimus, et millal on õige aeg abielluda, siis minu arust on õige vastus see, et ei olegi õiget aega, sa ei olegi kunagi valmis selleks. Aga sa saad valmis, kui sa oled abiellunud, siis sa hakkad saama selleks rohkem valmis. Me ei ole valmis asjadeks, mille aeg ei ole veel käes. Ja sa ei ole valmis nagu andma endast kõik, aga minu küsimus siiski on see, et kas sul on perspektiiv sellisele andvale suhtele. Kas sa tahad anda enda poolt kõik? Kas tahad, et see teine inimene kogeks sinu poolt, et sina oledki see inimene, kelle kaudu see inimene kogeb oma elus armastust, ükskõik kui palju või vähe seda on? See on jube tõsine küsimus. Mina oma arust olen seda alati tahtnud. Mul on olnud 2 suhet. Greta ja siis üks esimene tüdruk, kellega me hakkasime käima 10. kui ma olin 10. klassis. Ja juba siis ma olin nii tõsine, ma ütlesin, et kui me käima hakkame, kui mina hakkan kellegagi käima, siis mina abiellun temaga. Ja ma kavatsen temaga abiellus olla nii kaua, kuni surm meid lahutab, vahet ei ole, mis tuleb. Ma arvan, et ma tegelikult ei olnud valmis 10. klassis tegelikult sellist vastutus võtma, aga ma arvasin, et ma olin. Ma ise praegu arvan, et õige aeg käima hakata ei peaks olema enne 12. klassi. Sa lihtsalt ei ole valmis paari aastaga sinna punkti jõudma, kus sa saad abielluda temaga. Ma arvan, et sa ei ole valmis selle abielu eest hoolitsema. Aga tollel ajal juba ma uskusin seda. Ja ma mäletan mingi hetk see tüdruk enam ei uskunud sellesse ja ta ütles, et tema tunded kadusid ära ja nii oligi. Ja hiljem tuli välja, et ma olin hoopis tema jaoks aseaine eelmisele poisile. Ja ma arvan, et ongi mingi teatud periood, pool aastat vähemalt, kus üks inimene lihtsalt tervenema eelmisest suhtest, enne kui ta saab kellegi võtta. Muidu on järgmine inimene eelmise inimese aseaine. Aga minu küsimus ikkagi on see, kas sa oled valmis püüdlema täiusliku, andva ja austava armastuse poole? Ma arvan, et naiste sõna on armastus, meeste sõna on austus. Me näeme neid. Ma arvan, et need on samad asjad, aga meeste jaoks on armastus natuke teine teema kui naiste jaoks. Ma arvan, et see austus ja armastus on need sõnad. Kas oled selleks valmis?
Ütleme, et kui ka praegu ei ole, siis kunagi tahan olla. Mis ma siis tegema pean? Elas kord üks naine, kes kutsuti Samaaria naiseks. On läinud ajalukku üks naine, keda tuntakse Samaaria naisena. Sisuliselt oli üks naine, kes 2000 aastat tagasi elas üksildast elu. Ta läks päeva ajal kõrbesse, kaevu juurde, et tuua endale vett. See oli koht, kus ta käis endale vett ammutamas. Aga ta tegi seda üksinda. Teised tegid hommikul või õhtul, tema läks päeval üksinda. Ta oli eemale tõugatud oma kogukonnast. Tal oli palju katkisid suhteid. Ta oli 5 meest olnud. Ja ühel päeval see naine istub seal kaevu pealt ja sinna tuleb Kristus Jeesus, juut, mitte samaarlane. Juudi mees istub sinna, Jeesus on ise vallaline, 30-31 aastane mees ja istub selle naisega kaevu peale ja ta küsib selle naise käest midagi. Ta ütleb, anna mulle juua. Võõras mees, juut, pealegi veel õpetaja, ilmselt õpetaja riided seljas, istub temaga kaevu äärde ja ütleb, anna mulle juua. Naine, kes on eemale tõugatud oma enese inimeste poolt, naine, kes teab, et ta on nii patune, naine, kes teab, et ta on nii palju elus eksinud, äkki kuuleb, et keegi tema poole niimoodi pöördub, anna mulle juua. Ja siis ta on väga imestunud, see naine, ütleb, mina ja sina oled juut, pealegi me ei tohiks isegi suhelda, te muutute, juudigi usuvad, et te muutute nagu rüvedaks, kui te isegi meiega nagu kokku puutute ja nüüd sa tahad minu kannust juua vett. Et siin on midagi väga valesti. See naine kogeb midagi Kristuse poolt. Ja Kristus ütleb, et kui sa teaksid vaid, mis mul sul on anda, Jeesus läheb nagu kõnega edasi. Kui sa vaid teaksid seda kingitust, mis mul sul on anda, siis sa ei januneks enam iialgi. Ja naine hakkab mõtlema, mis asi see on, kas ta räägib mulle mingist võluveest siin. Et ma saan sellise joogi, et ma ei pea kunagi see kaeva äärde enam tulema. Aga Jeesus ütleb, ei, kutsu oma mees siia. Jeesus läheb nagu vestlusega edasi ja ta juhib seda kuhugi sügavamasse kohta. Ta räägib selle naisega elust ja asjadest. Ja naine ütleb, nagu mul ei ole meest. Ja siis Jeesus ütleb, ma tean. Ja kuna Kristus tõesti tundis inimsüdameid ja teadis inimeste lugusid, siis ta ütles, et ma tean, see mees, kellega sa koos elad, ta ei olegi su mees ja sul on neid mehi palju olnud. Aga kui sa vaid teaksid seda kingitust, mis mul sul on anda, sa enam ei januneks. See naine janunes lähedase suhte järgi ja ta oli otsinud seda erinevatest meestest ja ta ei olnud seda leidnud ja ta teadis seda. Ta oli eemale tõugatud, ta oli üksinda jäänud ja sellel päeval ta kohtas armastavat ja austavat suhtumist võõralt inimeselt ja kes lõpuks talle ütles, et mina olengi Messias, mina olengi see, keda iga inimene igatseb. Nii et on võimalik, et täna sina tegeled naiste ja meeste või siis poiste ja tüdrukute teemaga mitte sellepärast, et sa igatsed naist või meest või sa igatsed aktsepteerimist oma sõprade poolt või kogukonna poolt, vaid sellepärast, et sa ei ole leidnud Messiat. Sinul võib olla katkiseid suhteid nii palju, mitte sellepärast, et sa ei ole hea inimene, sa ei ole hea suhete inimene või teised ei armasta sind, vaid sellepärast, et sa otsid midagi muud. Sa püüad täita seda mehe või naise kujulist auku oma südames või Jumala kujulist auku südames mehe või naise kujuga. Seda ei saa täita, kui sa vaid teadsid seda kingitust, mis Kristusel täna sulle on pakkuda. Tead, see on midagi väga imelist ja see hakkab tervendama sinu suhteid. See naine jooksis hiljem tagasi, jättis kannu ja kõik jättis sinna kaevu äärde ja jooksis oma külla ja ta rääkis kõigile avalikult. Teate, see mees rääkis mulle kõike, mida mina oma elus olen teinud. Ta vabanes häbitundest ja ta hakkas kõigile rõõmsa näoga rääkima. Teate, ma olen leidnud selle. See ei olnudki mees, keda ma otsisin. See, miks minu elu ongi, miks mind prostituudis või hooraks peetakse, see ei olegi see põhjus. See ei ole sellepärast, et ma olin see või see, ma ei sobi seltskonda. See on sellepärast, et mul ei olnud Messiat. Ja kogu küla tuleb tema peale sinna kaevu äärde. Ja siis nad ütlevad, see külarahvas ütleb ka niimoodi, et me enam ei usu enam selle naise jutu pärast, vaid me oleme ise kuulnud, aga ka näinud, et see elav vesi või see tõeline, keda me otsime, ongi siin, Jeesus Kristus. Ühesõnaga, kui sina tunned, et su elu on nagu täidetud tühjuse või rahulolematusega,
See ei pruugi olla sellepärast, et sul ei ole lähisuhet, vaid sellepärast, et sul puudub suhe Jumalaga. Võib-olla sa arvad, et sul on suhe Jumalaga, aga kas sul on sügav suhe Jumalaga, kas on lähedane suhe Jumalaga, kas on päris suhe, kas on elav suhe Jumalaga, kas Jumal räägib sinuga päriselt, kas ta räägib ilusaid asju, kas ta räägib tõde sulle, kas see on Jumal? Sul on vaja olla terve inimene, enne kui sa tahad leida tervet suhet. Kui 2 katkist inimest niimoodi lähevad suhtesse, mina olen katkine, sina oled katkine, võib-olla kumbki ei tunnista seda, aga kui te lähete sellest suhtesse katkisena, sellest ei tule head suhet. See on puhas matemaatika. Halvasti ja halvasti ei tule midagi head. Aga selle teemaga tuleb tegeleda. Nii et kui sa tunned, et täna sina oled selles punktis, et ma olen nagu Samaaria naine, ma istun kaevu peal, ma tunnen ennast üksinda, mul ei ole nagu seda tõelist, seda vett, siis tea seda, et äkki on hoopis Kristus see, keda sa otsid. Ja ma ei räägi Kristusest kui mingist boyfriendist või sellisest sõbrast. Ma räägin Kristusest kui Jumalast, kui loojast, kui issandast. Et kas sul on suhe oma loojaga, sest iga inimene igatseb suhet loojaga ka. Ma alles täna kohtusin ühte tüdrukut, on umbes 20-aastane ja ta täna rääkis mulle oma loo. Ta ütles, et tead, mina pidin eelmine aasta ütlema ei kõikidele suhetele. Ma enam ei käinud poistega, sest ma avastasin oma elus ühe mustri. Et viimased aastad ma olen lihtsalt käinud erinevate poistega, need on kõik katkised suhted olnud. See ei ole midagi tervislikku olnud. Ma avastasin ennast sellest punktist ja ma olen jõudmas sinna punkti, et ma olen aasta aega olnud nagu vaba igasugu poistest. Miks sa seda tegid? Miks sul olid katkised suhted, ma küsisin. Ja ta ütles, et sellepärast, et mulle vanemad lahutusid tegelikult hiljuti. Ja see oli see valu, mida mina kandsin endas. Ja ma igatsesin, et see suhe saaks kokku ja ta hakkas seda omal viisil kokku panema, seda valu, lahutusvalu enda sees. Ja tead, Eestis on nii palju noori, kes on täpselt sama valu käes. Eesti on täidetud selliste noortega, kelle vanemad on lahutatud või elavad ühes majas, aga lahus olles. Ja neis on see valu ja sellepärast on noortel katkised suhted. Mitte sellepärast, et nad on halvad või rumalad või ei oskaks suhelda või ei oskaks armastada või ennast anda. Nad püüavad lahendada probleemi, mis ei ole nende oma. Üks probleem jah, võib olla see, et mul on probleem Jumalaga. Aga mis siis, kui sa püüad lahendada oma vanemate probleemi? Sa pead nagu silmitsi seisma sellega, sest muidu see asi ei lahenda. Sa pead lahendama probleeme, mis on päris. Sa ei saa lahendada enda probleeme, kui need on tegelikult su vanemate probleemid. Ühe sõnaga, mis ma tahan, et sa praegu teeksid, on see, et sa vaataksid enda sisse. Ja kui sa vaatad ka sellesse, et okei, ma tahan õnnelikku suhet, ma tahan pikaajalist suhet, aga milline olen mina, millise koormaga või milliste ootustega tulen mina suhetesse, millise looga ma tulen suhetesse, küsi seda enda käest. Kus sa oled omadega? Mida sa vajad tegelikult? Kus sa peaksid kasvama, arenema? Kui sa ütled, et mitte kuskil, siis ma arvan, et sul on vaja areneda sellest, et sa ei valetaks ja see ei oleks nii uhke. Meil kõigil on kuskil vaja areneda, kasvada. Sul on vaja selle tõele näkku vaadata. Ja natuke vanemate vaakumist veel. Ma arvan, et enamus suhted, enamus inimeste probleeme saavad tegelikult alguse nende suhtest oma isaga. Minu kokkupuude selliste sügavamate teemadega või sügavamate probleemidega, kui ma hakkan küsima hingehoidlikud vestlused inimestega, siis varem või hiljem, kui ma jõuan selle küsimuseni, milline on sinu suhe olnud või praegu oma isaga, siis tavaliselt sinna on väga palju koer maetud. Kui meil ei ole tugevat suhet oma isaga või me ei ole isegi olnud isa või meie isa on nagu meid ära kasutanud või kuidagi maha jätnud perekonda, teate, siis on nii raske leida endale elutervet suhet. Sest isa muster meie perekondades on nii oluline. Eestis rohkem kui pooltel perekondadel, vähemalt 2/3 noortel ei ole elutervet suhet isaga. Kusjuures Ida-Euroopas uuriti, see oli Rumeenias, mis on üsna sarnase taustaga riik nagu Eesti. Uuriti, kui palju keskmiselt isa veedab nädalas aega oma lapsega. Mis ta arvate, kui palju see oli? Minutid või tunnid või päevad? 5 minutit. Kas keegi julgeb rohkem pakkuda? Nädala jooksul. No päevas 5 korda 7, 35 minutit. Tund.
Mitte kordagi. No see on võimalik, jah, aga keskmine. No ma ütlen õige vastuse. Keskmiselt siiski oli see väga väike. Ei olnud 35 minutit, ei olnud tund. Oli 2 minutit nädalas. Tekib küsimus, mida isad teevad kodus, kui nad on kodus. Mina mõnikord olen arvuti ees või vaatan telekat, aga ma arvan, et see isa vaakum on meeletult suur. Ja sellega tuleb ka silmitsi seista. Sul on vaja suhtesse, isegi kui sa lähed nagu katkisena suhtesse, sul on vaja olla aus enda ja teise suhtes ja öelda, tead, tegelikult minu taust on selline. See on see, need on need kohvrid, millega ma tulen siia suhtesse. Ja ma ei tea, kui kiirelt me nendest lahti saame. Kui sa tunned, et sul on palju kohvreid, mida sa kaasas kannad, ära kaota lootust. Kui sa vaid teadsid seda Jumala kingitust, mis on sulle, Jumal võib kõik probleemid ära võtta, ma usun seda. Ma olen seda oma elus näinud nii paljudes valdkondades. Aga sul on vaja olla aus, sul on vaja tõele näkku vaadata ja minu soovitus on see, et saa lahti võimalikult paljudest probleemidest enne, kui sa lähed suhtesse. Et mingid probleemid hakkavad ju suhtes võimenduma. Ja mingid asju ei saa lahendada, kui teisel on täpselt sama probleem. Et see on hästi oluline rääkida, millistest perekonnast sa tuled, mida sa tegelikult sellest suhtest otsid. Kusjuures rääkides korra veel sellest isa igatsusest, mehe igatsusest, mis on kõigil lastel, nii poistel kui tüdrukutel. Mul on 3 tütart ja 4. me veel ei tea, aga 3 tütart on mul ja kui ma olen mõnel välisreisil, umbes nädal või 2 olnud ära, kui ma olen 2 nädalat olnud ära, siis tavaliselt ma hakkan kuulma oma tütarde kohta huvitavaid lugusid. Näiteks mul on Noomi, on teise tütre nimi, ta on 3-aastane, aga ta oli üsna väike juba siis, kui ta hakkas niimoodi tegema. Ta on selline tütar, kes on natuke introvertne, ta hoiab omaette seltskonnas pigem, aga tema jaoks on armastuse keel on füüsiline puudutus. Need ei ole sõnad, see ei ole lihtsalt kvaliteetaeg või see, kui teda teenindada või niimoodi. Tema jaoks on füüsiline puudutus on armastus, kui ta saab sülle võetud või niimoodi. Ja tema jaoks väljendub minu igatsus või isa igatsus selles, et kui ma olen ära, siis ta hakkab ronima teiste meeste õppa, mida ta muidu ei teeks. Ta on hakanud mu vendasid näiteks silitama näost, kui ma olen ära. Ja mulle tekitab muidugi see imeliku tunde, oota, mis ta nüüd teeb seal kodus. Aga samas ma saan täiesti temast aru. Ja hea on, et meil peres on nagu neid isakujusid veel või mehi, kes saavad talle väljendada vähemalt mingil määral seda, mida ma ei saa nendel aegadel. Aga juba väikestel lastel on see igatsus. Ja juba väikesed lapsed peavad saama täidetud sellega. See on hästi oluline teema. Me vajame armastust enne, kui me saame seda kellelegi teisele jagada. Ja te kõik olete kutsutud kellelegi seda jagama. Isegi kui see ei ole kaaslane kogu eluks, meil kõigil siiski on inimesed, kellel me saame oma armastust jagada. Ja see on hästi oluline, et te saaksite seda anda, mitte ainult saada. Ühesõnaga, 2 asja oleme siiamaani rääkinud. Esimene oli see, et milline on sinu perspektiiv sellesse suhtesse. Kas sa oled valmis lõpuni minema läbi haiguste, läbi nagu raskuste? Oled sa valmis nagu andma endast kõik? See on seda väärt. Aga kas sa tunned, et sa oled täna valmis seda tegema? Kui sa ei ole valmis seda tegema, siis ma ütlen sulle, sa ei ole valmis kaaslast leidma. Ja ma loodan, et üksi kaaslane ei ütle sulle jah liiga ruttu praegu. Sest see ei oleks hea. Teine asi oli see, et kui sa tuled sellesse suhtesse ja sa tahad, et see oleks pikaajaline, õnnelik suhe, siis mu teine küsimus sul on see, et kas sa oled valmis tegelema oma probleemidega? Kas sa oled valmis nendega silmitsi seisma? Ja mõned probleemid mina olen täna esile toonud ja ma tahan, et sa ei vaigistaks neid oma peas. Ma tahan, et sa tegeleksid nendega. See on sinu võimalus saada puhtamaks, saada tugevamaks, saada kindlamaks. Kuidas ma saan aru, kas inimesel on näiteks mingid vaakumid, kui ta on täiskasvanud inimene? Tüdrukute puhul on näiteks see, et nad oma olekust ei otsi ainult tähelepanu, vaid nad on võimelised seda ka ise andma. Nad on kindlad selles, kes nad on. Nad teavad, kes nad on. Nad julgevad sulle otsa vaadata, nad oskavad sinusse suhtuda. Nad ei tee ennast liiga kättesaadavaks. Nad ei püüa ennast teha ilusamaks, kui nad tegelikult juba on. Poiste puhul samamoodi. Kui poiss suudab nagu vaadata otsa, võtab vastutust, kui ta surub su kätt tugevalt, kui tal on 2 jalga maas,
kui ta tegeleb ka teiste, kui ta räägib, siis ta ei räägi ainult arvutimängudest või tehnikast, vaid ta räägib ka teemadest, mis teisel inimesel korda lähevad. Siis sa saad aru, et tal on midagi antud, tal on mingi pagas olemas, mingi hea pagas. Aga kas sa näed seda endas? Kas sa tahad, et seda oleks rohkem? Tegele endaga. Ja ma arvan, et hea koht tegeleda endaga on see, kui sul on head sõbrad ja hea keskkond. Võib-olla sul ei ole hea perekond, head vanemad, aga äkki sul on mõned head sõbrad, kellega saad asjast rääkida. Nemad lähevad samast asjast läbi ja neil ei ole agendat, nemad ei nõua sult midagi. Paljud nagu teised ootavad sult midagi. Nad nagu lahendavad ka, aga neil on mingi oma eesmärk. Aga kas sul on mingid sõbrad, kellele saad rääkida sellest ja kas nad on sinus, mis sa arvad, kas neist oleks kasu? Äkki on? Räägi neile oma elust, ava ennast. See tähendab nende jaoks ka palju, kui sa seda teed. Ja tead, ma arvan, et siin on nii palju potentsiaali meil kõigil kasvada. 31 õpetussõnadest loen ühe kirjakoha veel. Õpetussõnad 31:10 on tubli naise ülistus. See on paljude naiste lemmik piibli kirjakoht. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid, kes leiab tema. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid, kes leiab tema. Ta mehe süda loodab tema peale, et ta tulust ei ole tal puudust. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. Ta on kaupmehe laevade sarnane, ta toob oma leiva kaugelt. Ta tõuseb, kui on alles öö ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Ja siis sa lähed edasi. Kas sa igatsed endale sellist naist või kas sa tahad olla selline naine? Ja samamoodi meil ei ole siin head kirjakohta meestest, aga kas sa tahad olla selline hea, tubli mees kellelegi teisele? See on võimalik. See on võimalik. Aga kuidas see siis algab või ütleme, et ma olen täiesti suhte alguses või ma ei teagi nagu keda otsida. Mul mingid nagu mõtted on, aga kes ta siis peaks olema? Kuidas see ikkagi käima hakkamine algab? Ma võin rääkida oma kogemusest nii palju, et me hakkasime ammu käima, see oli 10 aastat tagasi. Aga mul on see lugu meeles, ma olen seda paljudes kohtades rääkinud ka. Aga meil algas lugu niimoodi, et Greta tuli Soomest Eestisse, ta nimi on tegelikult Greta Josefiin ja siis on neiupõlve nimi oli Svanfors, mis eesti keeles tähendab luige koske, hästi ilus nimi. Ta on soome rootslane, räägib rootsi keelt. Aga 10 aastat tagasi ta tuli Tartusse arsti teaduskonda õppima ja mina olin alles gümnaasiumi poiss. Ja ma mäletan, kui ta oli teisel kursusel, siis kuidagi üks sellistest minu põhimõtetest oli, et nagu mina tahan, et mul oleks tark naine. Ja võib-olla sellepärast ma tahtsin, et ma ei tahtnud nagu rumalat naist. Ja võib-olla see oli põhjus, miks ma tahtsin tõesti Gretaga käima hakata või miks just tema oli see. Sest ta oli must natuke vanem ja mulle tundus ta targem kui minu ealised. Aga sul on täpselt samamoodi mingisugused seisukohad. Tihti me otsime endale sellist inimest, nagu on olnud meie ema või isa või siis täpselt vastupidist. Ja praegu, kui ma tagasi vaatan, et tal on nii palju sarnaseid jooni, nagu oli minu emal. Ja see natuke isegi pahandab mind, et appi, see ei olegi ainult lihtsalt arvamine. See on ka selline puhas loogika, mis on alateadlik, mis me teeme. Kuskil uuringus on tehtud selline uurimus, et võrreldi higi mingeid väikseid molekule või ma ei tea mida. Võrreldi nagu T-särke ja vaadati neid paare. Ja siis avastati selline asi, et tavaliselt valitakse endale selline nagu paariline, kes on vastandliku higiga. Ühesõnaga otsitakse inimest, kes on sinuga vastand, ei ole liiga sarnane, et see geneetiline rikkus oleks võimalikult suur. Ja ma ei tea, kuidas see siin tundma paneb, aga mind peab tundma ka nagu niimoodi, et okei, see ei olegi nii eriline. Aga samas minu arust selle taga on ka mingisugune ilus müstika, mida me ei mõista. See on lõputult saab uurida, nagu mille järgi me valime endale paarilist. Aga ma arvan, et see võib olla higi, see võib olla see, et ta meenutab mulle ema või isa või siis kedagi täpselt vastupidist. Aga üks asi oli meil veel, ma nägin ühe unenäo. Me ei tundnudki tegelikult Gretaga praktiliselt 11. Me käisime samas kirikus, kusjuures kui sa kirikus käid, seal on väga kvaliteetsed inimesed. Seal tavaliselt inimesed ei joo ega suitseta ja nad on truud. Kui sa tahad endale leida head paarilist, võib-olla sul tasub kirikus käia. Aga me käisime kirikus, me praktiliselt ei tundnudki üksteist. Aga üks öö ma nägin ühe unenäo.
ja seal unenäos oli niimoodi, et ma panin oma käe ümber Greta õla. Ja ma mäletan, me olime tema korteris, ma kunagi korra olin käinud ühel sünnipäeva peol tema korteris. Ma mäletan, see unenäos mul oli valge kampsun seljas ja ma panin oma käe ümber tema õla. Ja oligi kõik, kogu unenägu. Aga kui ma hommikul üles ärkasin, siis ma olin armunud. Meie lugu algas niimoodi. Mina olin armunud. Nii nagu paljud mehedki, ma olen nagu selline jahimehe instinktiga. Et kui mul on mingi sihtmärk, siis ma lähen sellele lihtsalt järgi. Ja ma hakkasin nagu Gretat jälitama. Ma hakkasin küsima, uurima tausta, hakkasin sõpradelt küsima nõu, kuidas peaks käima ja nii edasi. Ja üks nõuandeid, mis mul anti, oli see, et veeda temaga aega nii, nagu tema tahab aega veeta. Ja kui sa temaga räägid, ma küsin, millest ma siis räägin. Kui sa räägid, siis peamiselt kuula. Hästi lihtsalt soovitused. Ja mis ma tegin, oligi see, et ma läksin Greta juurde ja ütlesin, et no millega sa tegeled. Tema ütles, et vabal ajal ta käib jooksmas. Väga lahe. Mul endal ise ei meeldi väga joosta. Mulle meeldis lugeda ulmekirjandust tolle ajal. Ja siis ma ütlesin, et väga lahe. Mul meeldib ka joosta. Kui tihti sa jooksed? Nagu nädalas. 2 korda. See on väga kiht. Ma jooksin 3 korda. Ja 3 korda mul tõesti oli alguses vaja joosta, et ma saaks vormi. Ja siis ma hakkasin koos jooksmas käima. Teksin jooksuaeg. Ja siis 3 korda nädalas jooksime. Ja peale seda, ma nagu jäin ka kuidagi sinna ootele ja siis ta oli viisakas tüdruk ka, ütles, kui sa tahad, siis joome teed. Ja siis jõime teed. Mul midagi ei olnud küsida, mul ei olnud erilisi arvamusi elu kohta, ma olin nii noor. Aga ma küsisin talt küsimusi, sest see oli üks soovitus, tunne huvi tema kohta. Ma küsisin, et mis sa sellest arvad ja mis sa sellest arvad ja tal oli nii palju arvamusi. Talle meeldis rääkida, talle meeldis, et ta oli kuulatud. Ja ma ei meeldinud talle ja ma ei teadnud seda. Aga üks etapp, paar kuud hiljem, ta oli sellises kriisis lausa, et ta tundis ära, et okei, Märt jälitab mind, ta vist tahab kuidagi minult midagi, mida mina talle anda ei taha ja siis ma tahaks põgeneda Soome, oli tema viivatsas. Aga õnneks ta ei öelnud seda mulle. Ma mäletan, et üks valentinipäeva, ma olen nagu omapärane inimene ja Greta ka. Ja mõtlesin, et okei, et ma teen talle ühe valentinipäeva üllatuse, teen tema huumorit, püüan kuidagi kasutada. Ta õpib arstiteaduskonda ja mul ka mitmed õed ja ema ja nad on ka arstid, äkki ma saaks mingi arstivarustust ja siis mõtlesin, et okei, valentinipäev, teen talle sellise uriiniproovi. Panen nagu uksega. Tegelikult limonaad, sellises vanas piimapurgis, panen limonaadi sisse ja siis sinna panen roosi. Mitte punase roosi, see tähendab armastust, mitte kollase roosi, see tähendab sõprust, valge roos. See tähendab midagi puhtust. Kuskilt olin kuulnud. Valge roos, voiniproovi sees. Ma ütlesin, et hullult tähendusrikas. Siis ma sinna tema pildi, guugeldasin, väga vähe pilt oli internetis temast, aga leidsin ühe pildi. Ta oli seal 16-aastane tüdruk, kes mängis jalgpalli. Panin tema pildi, tahtsin, et ta teaks, et ma olen tema jälgi ajanud. Panin tema pildi, siis panin väikse sildi juurde, et oli Doktor Saar, panin templi ka peale, Doktor Saar, mina, tegelikult see ei olnud minu tempel. Panin Doktor Saar peale ja siis ütles, et see on uriiniproov, jää ootama tulemusi. Ja siis vajutasin hommikul tal ukse kella ja siis jooksin minema. Ja siis ta avab ukse hommikul, ma umbes teadsin ka, mis kell ta ärkab, ma teadsin, et ta enam ta hommikuti ei meigi, sest me õhtuti oleme nii palju koos olnud, et ta hommikul tahab pigem magada. Aga ma umbes teadsin ta kellaaega, kuna ta ärkab ja siis vajutasin, siis ta läks sinna, vaatas, koridor on tühi, vaatab, seina peal on silt, tere, hommikust. Ja siis siin all oli see kuseproov. Ja siis ta võtab selle kätte, läheb tuppa, ta ei tea, mida teha, aga siis tal oli kriis, ta ütles, et okei, Märt on liiga kaugele läinud, ma tahan põgeneda Soome. Mina ei teadnud seda. Ma panin edasi. Ma saatsin oma õe koos oma õe mehega. Muretsesin neile arstikitli, näiksid roheliste selliste kitlitega päevad sinna ukse taha. Tere, me toome teile tulemusi. Mis tulemusi? No need proovi tulemused, kas sa tahad? Siis andsid raamituna sellised tulemused. Ja ma olin nende proovidega kursis, ma olen palju näinud proovi, siis ma olin ka igasugu vereanalüüsid ja kõik need olid sealt pildi peal. Ja siis üks rida, kui palju valke on sees, kui palju seda testi kolmand. Ja siis üks rida, kui palju on rootsi keeles kõik. Tšärlek, kui palju on armastust selles uriiniproovis. Tahtsin, et ta näeks 100% või täitsa täis. Et see on nagu vihje. Ja siis ta sai selle kätte, sai kõigest aru ja siis tuli küsitlus, sest ma tahtsin tagasisidet ka. Küsitlus, kuidas sa jäid rahule sellega ja selle prooviga ja mis su arvamus sellest on.
10 palli süsteemis, kui palju sa annaksid punkte sellele proovile, ühesõnaga sellele minu teole. Ja ta pani 10 palli süsteemis 6, sest ta ei tahtnud mulle haiget teha, aga ta ei tahtnud ka midagi liiga palju väljendada. Aga minu jaoks oli 6 hästi positiivne number, pluss 6. Järelikult on minust huvitatud. Ma panin lihtsalt edasi. Ja pime kana leiab ka tera. Ja natuke läks edasi aeg ja ma püüdsin, kuulasin veel nõuandeid ja ma tõesti läksin talle järele, sest ma uskusin, et tubli naine on väärt enam kui pärlid. Ma uskusin, et suhe on midagi erilist. Nii nagu Piibel ütleb, et imeline on see, mõistetamatu on see, kuidas mehed ja naisivad. Ma uskusin sellesse ja ma lihtsalt läksin edasi. Ja üks soovitusi, mis mulle anti, oli see, et ära käi talle lihtsalt peale või pinda, aga püüa võita tema sõprade või sõbrannade südamed. Nii et kui tema on oma seltskondadega kuskil väljas, siis nemad räägivad minust. Ja siis tema mida rohkem ta kuuleb ja mõtleb ja räägib minust, seda rohkem ma lähen ka südamesse. Ja nii oligi, et ma andsin, üks naistepäev tuli, siis ma andsin talle, mitmed sõbrannad tulid Eestisse külla ja ma andsin neile nagu lilled. Ja siis nad olid kõik hästi õnnelikud, kes see tundmatu gentleman oli, kes meile lille andsid ja siis kõik rääkisid Greta, et mulle anti see lill, mulle anti see lill, mulle anti see lill. Ja siis nad läksid ära, jätsid oma lilled ka veel tema poole. Ja siis Greta oli nagu ümbritsetud sellest, et ta oli nagu minust nii palju kuulnud ja ma usun, et sellel oli ka oma mõju. Ja natuke aega hiljem ta armus minusse. Ja siis ta andis mulle vihje tagasi, kirjutas mulle ühe sõnumi ka, et Märt, et meil tollel ajal ühes foorumi kaudu suhtlesime hästi palju. Siis ta kirjutas mulle niimoodi, et Märt, et take it or leave it. Või nagu selline läbiv sõnum selles message'is, selles sõnumis. Take it or leave it. Ja siis ma hakkasin kartma. Esimene kord ma hakkasin kartma, oli see, et ta tahab nagu suhtega kaugemale minna, aga ma enam ei tea, kas ma olen selleks valmis. Ma arvan, et nii on meeste ja naistega tihti. Et kord tahab üks edasi minna, aga siis muutub teine piduriks ja siis teine on ka selline. Ja siis muutusin mina piduriks, aga ma sain aru ka, et take it or leave it, et ma ei tahtnud temast ka päris ilma jääda. Ja siis natuke aega hiljem ma ütlesin talle ka, et ma ei taha, et mul oleks ühtegi saladust ta ees ja tahan, et ta teaks, et ta meeldib mulle. Ütlesin seda rootsi keeles kaubamaja valgusfoori juures seistes, kui meil jooks oli pooleli. Ja siis 15-20 sekundit hiljem ta ütles, et mis ma oskan öelda, sina meeldid mulle ka. Ja siis umbes sellel ajal me hakkasime käima. Aga selle üle võib vaielda, kuna keegi käima hakkab. Ma tean, et tüdrukute jaoks on oluline selline konkreetne otsus, konkreetne algus, et seda nimetada alguseks. Aga umbes sellel perioodil me hakkasime käima. Niisiis, kas sina oled valmis täna selliseks suhteks? Minu küsimus sulle. Esimene asi oli see, et milline on sinu perspektiiv, kas sa oled valmis minema lõpuni. Teine küsimus oli see, et kas sa oled valmis silmitsi seisma endaga ja endaga tegelema. Ja nüüd kolmas küsimus on see, et kas ma olen siis valmis selleks. Ja minu vastus oleks sulle see, et kui sa oled valmis ootama selle suhtega, kui sellega ei ole nii kiire, kui sa tõesti suudad kontrollida ennast, siis võib-olla jah. Üks kirjakoht ütleb niimoodi. Ma vannutan teid, Jeruusalemma tütred, miks eksitate ja äratate armastust enne, kui see ise tahab? Ta ütleb seda mitu korda. Miks äratate armastust enne, kui see ise tahab? Armastusel on oma aeg. On aegu, kus sa ei ole selleks valmis ja on aegu, kus on juba liiga hilja. Teine on juba ära võetud või tema ootas teatud aja ja enam ei oodanud. Aga kas sa oled täna valmis ootama selle suhtega? Kas sa suudad kontrollida ennast? Ära ärata seda armastust enne, kui see ise tahab. Ära flirdi niisama teiste inimestega. Ära anna teisele lubadusi või signaale, kui see tegelikult ei ole valmis sellega suhteks. Ära tee seda. Ma arvan, et Jumalul on nii palju öelda selle suhte kohta ja meil on palju, mida edasi otsida, aga see on üks, mis ma jätaksin sulle. Kas sa oled valmis minema tundmatule teekonnale? Kas sa oled valmis seisma silmitsi iseendaga sellisena, nagu sa oled? Ja kolmandaks, kas sa oled valmis ootama? Kui su vastused nendel küsimustel on jah, siis ma arvan, et sa ei ole kaugel tõest. Aga ära ka mõtle, et maailm on läbi, kui sa seda inimest ei leia. Sest jällegi,
see ei pruugi olla see, mida sa tegelikult otsid. See ei pruugi olla see, mida tegelikult sul on määratud olema. Sa ei pea olema paaniline selle pärast. Elu on enamat kui lihtsalt teise inimese armastamine. Elu on ka elu koos Jumalaga.